No kui siia Koidula piiripunkti tahaks autot parkida, siis see on niisugune paras väljakutse, sest ega siin väga palju neid parkimiskohti ei ole. Enamus parklaid on täis vanu autoromusid, mis on siin tundub, et seisnud juba aastaid. Nii mõnelgi masinal on näiteks lausa rattad alt ära keeratud. See on aastaid tõesti kestev olnud probleem ja seda eelkõige just nagu avaliku korra ja ka siis liiklusohutuse seisukohalt. Et on tulnud ette rüüstamisi, korduvaid ja ka vargusi. Ja samuti liiklusohutus, et need valesti parkivad sõidukid siin tee peal tekitavad ohtu ja olen pidanud neid teisaldama, ja talvine teehooldus. Sellel nädalal veeti juba piiripunkti juures olevast parklast minema 13 sõidukit ning kuna paljud sõidukid on pargitud ka metsa alla, hakati paralleelselt parkla korrastamisega ka sealt masinaid minema vedama. Alles eile oli juhtum, kui üks Petserist tulnud piiriületaja ütles, et mis teha, et lähen tagasi, auto seisab telliskivide peal. Et on korduvalt. Kas on olnud ka juhuseid, kus siis, ma ei tea, mõni auto on siin aastaid ja aastaid seisnud ja mõni inimene siis lõpuks tuleb ja viibki oma auto ära või ikkagi need, mis seisavad, need ikkagi jäävadki seisma? No trend on ikka see, et kui auto siin on pikalt juba olnud aastaid, et siis ta jääbki see seisma. Miks nad siia jäävad? Ei tea. Kaalutlused on mulle nagu teadmata. Inimene läheb lihtsalt kuskile Venemaale reisima ja jätabki oma auto siia? No ilmselt pidas nagu väheväärtuslikuks. Selle aasta juunis saatis Transpordiamet sõiduki omanikele välja ka teavitused ja parklas ning metsa vahel seisvatele sõidukitele on pandud tuuleklaasidele ka meeldetuletused, kuid nagu näha, siis ei ole see väga mõju avaldanud. Kas on inimesed ka tulnud teie poole murega, et mul ei ole tõesti parkida, aga mul oleks vaja parkida, et võtke midagi ette? On pöördud ka palju sellega? Jaa, tegelikult seda on. Et ongi nagu ennist juba ütlesin, väga hea meel, et Transpordiamet tegeleb asjaga, et piiriületajal oleks koht, kus oma sõiduk turvaliselt parkida. Kantsemad juhtumid on seda ära veetud. Transpordiameti poolt parklast minema viidud 13 sõidukit leiavad omale uue koha. Nii Võrus valvega parklas ning 5 lähevad Kuusakoskisse ja 2 autot läheb Sisekaitseakadeemiale, mida hakatakse kasutama päästjate väljaõppes. Kas olete lugenud üle ka, kui palju need masinaid siin siis olla võib kokku? Ikka 100 vist? No üle lugenud ei ole, aga nagu isegi näete siin metsal igal pool parklas, et neid ikka on. Igal juhul loodavad nii Transpordiamet kui PPA, et asi saab lõpuks kontrolli alla ning edaspidi sõiduki omanikud enam oma autosid sedasi parklatesse ja metsa alla ei jäta.